see on selline värk, et kui sa liiga kiiresti keerad seda nuppu, siis ta läheb hoopis kõvemaks. Ma keerasin ka ära ja... Tere, mina Raul Saaremets. Vibratsioon on tulnud külla Madis Nestorile, et rääkida Madise plaadikogust. Tervist. Tere. Ma arvan, et sind võiks tegelikult üldse Mr. Vinüüliks nimetada, sellepärast, et ma ei tea kedagi teist, kes tõesti hommikust õhtuni plaatide sees elab, sest sul on ju ka plaadipood, eks, ja sinu päevatöö ongi nende samaste plaatide müümine. Kuidagi on jah nii sattunud, et põhimõtteliselt aastast 2001 kuidagi olin ma tööl raamatukogus, sain kõne, et kuule, et meil on uus plaadipood, et ega sa ei taha tulla sinna müüjaks ja siis kuidagi kujunes see nii välja, et ma põhimõtteliselt muutsin selle plaadipoe enda nagu elutööks mingis mõttes, kuigi see ei olnud sellel hetkel minu oma, aga ütleme niimoodi, et kui sa jõuad sellisele levelile, et sa kell 3 öösel enne magama ei saa, kui sul on järgmise päeva mingid plaadid ära jaotatud, et kellele mis tuleb, siis ikka asi on käest ära läinud. Ja muusika sees sa oled elanud lapsest saati, eks su vanemad on melomaanid, su vanem vend on tuntud Eesti muusikakriitikaga, täitsa hull kollektsionäär, et mäletad sa üldse oma esimest plaati, millal sa ostsid selle? Tähendab, ma hakkasin täna mõtlema selle peale, et mulle tundub, et esimene plaat, mis mul endal oli tegelikult kingitud plaat 82. aastal ja see on Leo Sawyeri Meloodia all välja antud, minu meelest on see kogumik plaat. Aga plaat, mis ma ise esimesena ostsin, oli ilmselt peale keskkooli. Käisime esimest korda Paul Oja siis ja Robert Kõrvitsaga koos Rootsis sellisel toredal laevareisil, mis ühtlasi oli ka siis plaadipoe reis, kus me siis leidsime selle esimese poe, panime endale 40 plaati niimoodi virnas ja siis hakkasime neid ükshaaval läbi kuulama. Ja see esimene plaat siis, põhimõtteliselt neid oli 5 esimest plaati, aga kusjuures kuna sellel hetkel nagu su nii-öelda maitsmismeel muusika suhtes ei ole niivõrd heal tasemel, siis vist ainult üks on nendest alles. Mis see on? See on üks Cashoweri plaat. Oskad sa nüüd öelda, palju sul nüüdseks plaate on? Ma arvan, et... Ja üleüldse, kuidas sa neid mõõdad, sest sul on ju need plaadipoe plaadid on nagu põhimõtteliselt ikkagi sinu omad. Jah, ma ütleme niimoodi, et see, mis on seal plaadipoes, et seda ma numbriliselt enam ausalt öeldes ei suuda välja lugeda, et palju seal neid on. No silma järgi ma arvan, et seal on ka mingisugune 5000 plaati ehk on ja. Aga nii-öelda oma kogus on mul, ma arvan, et koos nii-öelda 7-tollistega, mida teinekord nagu kui küsitakse, palju sul plaate on, siis ikka mõtled alati suurtest plaatidest, mitte nendest väikestest. Aga ma arvan, et mul on ilmselt ikkagi 3000 plaati kuskil. Mida sa kogud üldse? Räägime stiilidest kõigepealt. Mul on kuidagi nii sattunud, et kui ma alustasin, siis ma olin ikka Truehead House'i fänn ja läkski üks tugev 5 või 6 aastat nagu selle peale, kus ainult house. Ja siis oli selline tore pidu nagu Peterson käis teist korda Eestis mängimas sellest toredast Tartu maante mingisuguses, mis sigaretitehas. Ja seal siis oli minu jaoks nii-öelda eye-opener, et kurat ikka muud musa on ikka nii palju, et kurat ma ikka jube loll olnud, et mida ma kogu aeg ainult sellest ühest asjast ostan. Ja siis sattuski kuidagi niimoodi, et läks nii-öelda teema nii keema, kuulasin samal ajal neid Petersoni saateid kogu aeg nagu edasi ja lindistasin neid, mul on mingi 120 kasseti tema saadetega ja õppisin tegelikult selle kaudu muusikat nagu rohkem hindama neid vanu asju, mis ongi nagu tänapäeval nagu probleem paljude DJ-de puhul on see, et nad nagu alustavad liiga ainult selle uuega ja liiga vähe mõtlevad selle peale, mis enne on olnud.
ma tean, et ma kindlasti ei ole nagu kursis kõigega, mis on enne olnud ja praegu ma noh, mingil määral sellega tegelengi, et kui noh, ütleme niimoodi, et plaadifirmadel on ka mingid omad perioodid, kus nad rohkem annavad välja nagu mingid teatud sorti asju, millega siis nii-öelda kasvatada just seda põlvkonda, kes siis peale tuleb, või siis neid asju, mida on väga raske kätte olnud saada ja nüüd siis teevad selle uuesti võimalikuks. Mida mul ei ole, on metal. Üldse mitte? No võib-olla mingi 1-2 plaati, vist ei ole sedagi. Metalit ei ole, heavy mul vist ka ei ole, aga üldiselt muus osas ma arvan, et mul nagu noh, näpu otsaga on kõike, aga noh, nii suurem osa on house'i, siis kindlasti soul'i, diskot, siis kindlasti mingid Brasiilia musa on, jazz. Ma mäletan, et sa kogusid Master at Work'i, mis sellest saanud on? No sellega on kõik väga hästi, neid on umbes 250 tükki, ma neid aeg-ajalt mingisugune noh, kord aastas nagu võtan välja, panen peale, teen endale siin kodus nagu seti ja siis mõtled, kurat, see on ikka hea house. Aga nüüd just täna öösel oodates seda Oscari jagamist kuulasin mingit uut Lillu või Vegat ja mõtlesin, et ikkagi ilge jama on. Sa mängid tihti siin, ma vaatan, et sul on korralik set, pärast kaameraga näitame ka, et publik saab siin samas kohe tantsida, toimub teil tihti siin Master at Work'i õhtuid? Master at Work'i õhtuid väga ei ole toimunud, sest meil on nagu kuidagi niimoodi, et see sõprusringkond on ka rohkem nagu laialdase musamaitsega, et pigem on selline üsna seinast seina muusikavalik, aga siin üks pidu oli siin küll, kus siin oli vist umbes mingi 45 inimest, et ja mängisingi põhimõtteliselt terve öö läbi plaate niimoodi, noh, siin on ka nagu see ekstra lisavõimalus sul see, et ma tahan nüüd seda panna ja siis sa lähed just selle plaadi juurde ja paned selle peale, mitte ei ole niimoodi, et sa oled seal peol ja mõtled, kus see plaat on. Plaat, millega mul on nii tugev nii-öelda suhe tekkinud, on J Dilla Donuts ja sellega on selline lugu, et ma olen ka ostnud põhimõtteliselt kõikides erinevates versioonides, mis olemas on. Et ainuke asi, mis mul veel puudu on see üks vinüülvariant, kus on tal nagu näopildiga, aga ülejäänud kõik versioonid on mul olemas. Nüüd just hiljuti ilmus kassett. No kindlasti sa oled ka Discogsi asjadega kursis, mis su kõige kallim plaat on? Discogsi asjadega nii... Siis oled sa üldse oma plaadikogu sinna sisse löönud? Jah, põhimõtteliselt enne seda, kui sa nüüd siia oma meeskonnaga tulid, siis ma just tegelesin sellega, sest mind hakkas ennast ka huvitama, et palju siis neid plaate kokku on, aga ega ma tegelikult väga kaugele ei jõudnud. Aga mis mulle meeldis tegelikult, et praegu on mul kõige hinnalisem plaat see legendaarne Anti-War Dub, ehk siis selle Mala lugu, mis oli tegelikult kogu selle dubstepi nii-öelda üks olulisimaid näiteid. Kas mul on see? Hea küsimus, ma ei tea, aga see maksab praegu 170 € lausa. Ja noh, selle lugu on ka seda väärt ja see plaat näeb mul üsna selline väsinud välja ka. Mul on ikka meeldinud see sul poest teinekord käies, leian mulle plaadi ja siis ütlen, et näe, seda ma tahan, sa ütled, et Raul, sul on see olemas. Lisaks selle ühele Donutsile, mis sul puudu, mida sa veel ihkad omale kogusse? Millega mul on nagu natukene niuke probleem on see, et siis kui meil kodus muusika kuulamine hakkas nagu siuke intensiivsem niimoodi, et ma nagu registreerisin seda enda jaoks rohkem ära. Loomulikult lapsena ka meil olid ju need Nestorite pere edetabel pühapäeval, kus kõik panid oma top 30 lemmikut. Noh, seda nagu nii-öelda väikse lapsena tegelikult see on väga eriline asi, sealt maalt on loomulikult mingid lemmikud, aga ühel hetkel, kui siis Siim hakkas rohkem selle muusika ajakirjandusega tegelema, siis oli see nii-öelda indie palavik. Aga võt sellest ajast on mul liiga vähe plaate ja võt nendega ma tegelikult tahaks rohkem tegeleda. Aga kuna, noh, ütleme nii, et kuna ma olen 2001. aastast kogu aeg plaatide sees olnud,
siis ma ütlen, et ma nagu niimoodi väljaspoolt poodi või siis nii-öelda neid oma mingeid second hand käike tegelikult plaate nagu taga ei aja, sest nad kõik tulevad nagu rohkem minu juurde iseenesest. Ma ütlen, et viimased asjad, mis oli nagu selline hetke nagu, võt nüüd ma tean, et võt nüüd mul on vaja seesama plaat, mida me ennem kuulasime, see Kraani plaat. Et ma teadsin, et mul peab see kodus olema ja ma lähen lihtsalt ostan selle Discogsist ära, et vahet ei ole, palju see maksis. Kus see Kraan on? Kraan. Nii. Madis, mis loogikaga sul plaadid riiulis käivad? Selles toas ma kasutan vist neid hoian neid asju, mida ma kõige tihemini kasutan või siis, mis kuidagi tunduvad kõige olulisemad. Siin on Euroopa produtsendid siis, ma ei teagi, kas stiililiselt on siin, Casanova, Hendrik Schwarz, Pepe Braddock, Charles Webster. Siin peaks olema... Charles Webster on Kanadast, ei ole? Täitsa võimalik, aga lihtsalt seal on nagu Euroopa plaadifirmad ja mingid asjad on siis nagu nii-öelda produtsentide järgi. Siin peaks olema rohkesti Ricardo Villalobost ja Carl Greegi. Siis see sektsioon peaks olema, kus on Joy Orbison, James Blake, Moody Man, Dio Parrish, Kyle Hall. Aga see ongi see loogika on niimoodi, et ühelgi teisel inimesel tõenäoliselt sellist loogikat ei ole, aga see on minu enda loogika. Ma olen kunagi proovinud sellist asja, et peol siinsamas küsitakse mult, et kuule, kus sul see plaat on, ma Discogsist vaatasin, et sul on see plaat olemas, ma tean täpselt, kus see on. Siis see sektsioon on puhtalt ainult hip-hopi albumid. Siis siin on Eesti plaadid, siin on need albumid, mis ma olen suht viimasel ajal ostnud, LP-d. Siis siin on kogumikud, plaadifirmad Joel Jazz, Harmless ja nii edasi. See oli see aeg, kus siis nii-öelda hakkas see nagu avanemine pihta, aga pigem nagu kogumike kaudu, sest see on nagu, ütleme nii, et sellel ajal lihtsam. Siis siin on veits mingit rocki ja värki, pop-rock, ütleme, see on see hea sõna pop-rock, aga tegelikult on seal võib-olla rohkem, ma ei tea, Ensemble America ja siis on seal Beatles ja nii edasi ja nii edasi. Siis meloodiaplaadid. Ja siis on, jah, on ju, siis kohe saab aru, et siin on meloodiaplaadid. Kui on mässid ümbriselt, siis on meloodias. Jah, meloodiaplaadid ja siin on, need peaksid olema kõik siis soul, funk ja mis siin on veel need psühhedeelne India ja mingid sellised asjad. Ja siin on peamiselt diskoga seotud kogumikud, Levanid ja Mancuusod ja nii edasi. Aga lähme siis sinu teise plaadiriiuli juurde, mis on magamistoas. Nii, siin on nüüd värk selge. Lähme vaatame su magamistuppa ka, sest et ma saan aru, et sul veel rohkem plaat on seal ju. Ja väga head hääled. Ja siin riiuli juures on nüüd asjad magamistuppa, sest et ma saan aru, et põhiplaadid on seal sul ikkagi. Ja ikka, ma tean nii et sa lähed kaasa nendega. Ja. Okei, mis siin toimub magamistoas? No magamistoas on täiesti teine lugu. Siin on siis ülevale poole olen ma neid asju pannud, mida ma väga tihti ei kasuta, aga samas ikkagi pean väga oluliseks. Siin on mingi 5 aasta tagune minimali vaimustus, siis siin on enamus dubstepi kuni siiamaani. Siis siit edasi, see osa on kõik drum and bass. Siis sul nii palju dubstepi on, ma aru ei saa. No näed, on kuidagi. Ma ei mäleta, et sa oleks seda kunagi mänginud. Ega ma ei mänginudki seda, aga ostsin ikkagi. Olgu. Siis siin on hip-hop ja R&B, see kõik. Siis siin on soul, disco ja re-edited. Siin on veel soul, disco ja re-edited.
Need sulle ikka meeldivad, ma vaatan. Meeldivad jah, siis siin on natukene nagu rohkem plaadifirmade järgi, et umbes Ninja Tune ja Warp ja True Thoughts ja Kindred Spirits kuidagi sattusid kõik kokku. See ongi niimoodi, et ühegi teise inimese jaoks ma arvan, et mingit loogikat ei ole, aga minu enda jaoks on kõik asi väga loogiline. Siis see osa on nüüd siis eelpool mainitud Masters at Work. Right on. Et neid ikka mõned on ja... Suures ma Madis vabandan, et segan, aga mul on täpselt sama loogikaga plaadid pandud. Väga hea, väga hea. Siis... Ja keegi teine neid sealt midagi üles leias. Aga Masters at Worki kõrval on ju Blaze. Jah, loomulikult. Jah, mul on ka niimoodi, et siis Blaze on umbes see osa siin kuskil. Siis edasi sealt peaks tulema... Siin on Blaze on siiamaani. Ei, see on... Siin on juba vist Joe Blosell. Aga ma väga vabandan. Nii. Sul on õigus. Ja. Blaze tegi ka sellest meksid. Ma tean, jah. Et siis on vist kas oli Ron Trent ja Joe Blosell ja need Buddy and Soul'i tüübid. Siis siin on Roy Davies, Rom Anthony, Mood to Swing ja veel niisugused Todd Terrid ja mõned asjad. Ja siis tuleb plaadifirmade järgi, sellepärast et mingid asjad nagu sa ei saa ainult ühte artisti panna nagu niimoodi eraldi artistina, siis siin on nagu kuna mul oli see house'i aeg, siis täiesti selge, et mul on neid house'i plaate kõige rohkem. Siis siin on King Street, Strictly Rhythm, Nervous, siis siin on need nii-öelda Supreme'i aegsed Ibadanid ja Spiritual Life'id. Siis siin on minu meelest Ron Trent ja Bal Jovi. Siis mis meil siin veel on? Mis alumine riiul? See alumine riiul on, siin on tegelikult enamus kogumikke, mis on ka seotud nagu house'iga. Võib-olla mõned üksikud, mingid muud asjad ka, aga siin on ütleme nii, et jah, pigem house ja see Ibadani, mis oli see Space Labi see kogumikusari. Ja siin on inglise plaadid, kus siis on need Joey Negrod, Rhythm Doctor vist tegelikult on isegi siin kuskil ühes teises kohas. Ja mis siin on? Ja siin on nüüd asjad... Rock siin on niimoodi, et seal on nagu pop-rock, aga samas on ka bohannon ja soul ja disco on ka seal. Ja päris uued asjad ka, Patrick Cowley. Jah, et need on ka just, see ongi see, et mul on seal ühes toas on see üks kast, mis on nendest uutest plaatidest, mis ma olen viimase aja jooksul ostnud ja siis see teine rivi, mis on siia hakanud tekkima, on siis nüüd neid asju, mis on nagu rohkem second handiga seotud, mõned uued asjad ka, aga seal on üsna niimoodi. See on nüüd siis see J Dilla, mis on sulle saanud armsamaks plaadiks. Kuidagi on jah nii sattunud, et esiteks ma nagu sellel ajal, kui see plaat välja tuli, siis ma tegin enda jaoks kõik, et Eestis oleks neid võimalikult palju. Ja tol hetkel tegelikult ma ütlen, et ühe välismaa albumi kohta saigi neid päris palju müüdud, peaaegu 25 tükki. Ja nüüd oma uue poega olen jätkanud seda sama teemat, et iga kord, kui ostetakse üks ära, siis ma tellin alati uue asemele. Aga minu jaoks on see kindlasti nagu nii-öelda top 10 albumite seas, mis on minu elus väga olulisel kohal. Siis miskipärast, et selle plaadiga on mul niuke ülim klikk, et ma lihtsalt tahan, et mul oleks igas versioonis ja ma arvan, et see võiks enam-vähem iga inimene, kellele muusika meeldib nagu laialdasemalt, tal võiks see plaat olla olemas, sest see on siiski oluline plaat. No see on see räägitud Leo Sayeri plaat, mis ilmselt mulle vist 82. aastal siis sellel ajal näärideks kingiti. Aga ma igal juhul helistasin täna igaks juhuks emale, et küsida, et kas tema mäletab sellest midagi täpsemalt, sest mul endal kangastub selline asi, et ma teen paberit lahti ja seal sees on Leo Sayer ja jess, mu esimene viinülplaat. Kirillitsed veel kus juures. Yeah. Sinu lemmikümbrised?
Ümbristega on nii, et suhteliselt uus plaat. See on väga uus plaat, aga mulle lihtsalt meeldib selle ülim minimalistlikkus ja täna tegelikult ma sain kohe kooli siin hommikul oma elukaaslase käest, et need on Düreri käed, et tema oli see, kes hakkas maalima neid palvetavaid käsi ja seda motiivi on siis päris palju kasutatud. Aga see on ühe Hollandi ütleme nii, et ka uue kooli beat'i tegija plaat, mis lihtsalt viimase 2 aasta jooksul kuidagi on niimoodi säravalt meelde jäänud. Aga ma hakkasin mõtlema seda, et ma ei ole nagu otseselt nagu ümbriste pärast nii väga plaate isegi et ostnud. Vahel on küll selline tunne, et yes, et aga mul ei jää või ma peaksin siis nüüd kõik need uuesti läbi vaatama, et võib-olla veel midagi tuleks meelde, aga need asjad lihtsalt olid asjad, mis mul kohe meelde tulid. Kuulaks siia lõpetuseks nüüd äkki sinu kõige kallimat plaati. Kuulame. Milleks on siis, tuleb välja Taapstepi plaat.